Ma ise tegelikult üldse ei mõtle selle peale, et vau, oli alles karjäär, et vahest, kui mulle keegi teine ütleb, et sa oled nagu väga suure asjaga hakkama saanud, et 4 olümpiamängudel käinud ja kõikidelt medali saanud, et see on nagu nii suur saavutus, siis mul on nagu niimoodi, et on või? Ma ilmselt ei adu seda, et see oleks nagu midagi nii erakordset, sest et mina tegin oma tööd. 1992, kui me sinna Barcelonasse üldse Eesti esimest korda paralümpiale oma võistkonnaga sai, siis ujujate saamine ja minu sinna saamine ei olnud viimase hetkeni üldse nii väga kindel ja seda, et ma sealt võiksin medaleid saada, ei uskunud ilmselt keegi, kaasa arvatud mina ise. See oli hästi suur üllatus ja selline positiivne, rõõmus üllatus, ma arvan kõigile, mulle endale ka. Minu jaoks oli võib-olla suurem üllatus see, et kui ma ühe olin nagu juba ära saanud, et siis nagu teine veel tuli, et siis see oli võib-olla isegi selline nagu võimsam tunne, et nagu ühelt olümpialt 2 medalit, et seda ei juhtu just väga tihti. Päris 100% ei julge lubada, aga esialgu ma maha küll ei jäta sporti. See tegelikult kujundas minu sellist edasi sportlase teed, et võib-olla kui ma ei oleks sinna saanud, ma ei oleks neid medaleid saanud või seda saavutust saanud, võib-olla ma ei olekski jätkanud seda sportlase teed, aga see andis nagu sellise väga hea ja positiivse alguse, tõstis usku endasse. Ateenasse teekond oli üsna raskem. 2004 oli Ateena, 2003 sügisel ma sain ühe tõsise vigastuse, nii et ma ei saanud pool aastat väga hästi trenni teha, mul oli üks käsi kipsis, teine käsi opereeritud ja lihtsalt see sporti tagasi tulek oli nagu kohutavalt raske, et see nõudis nagu väga palju sellist eneseületust endale kogu aeg korrutamist, et sa saad sellega hakkama ja sa saad selleks ajaks oma kõrgema vormi kätte ja sa oled selleks suuteline, et see võib-olla nagu tuli kõige raskemalt see medal. Minu lihtsalt see nagu mälu võtab seda Ateena paralümpiamänge kui sellist, et ma teadsin, et need on viimased ja lihtsalt nad on mulle natukene südamelähedasemad koos oma medaliga. Medal ei ole minu jaoks olnud eesmärk omaette kunagi, et pigem ma tahan nagu tunda seda, et seda eneseületust, kuna minu puue on ka seotud nägemisega, siis meil, kes halvasti näevad, me ei saa ka nagu selle järgi võtta, et ma olen finaalis ja ma näen täpselt kaugel keegi on ja võib-olla mul on veel seda, et ma pingutan selle pärast rohkem, et ma näen, et keegi on juuksekarva võrra eespool minust. Et alati, kui sa vette hüppad, sa annad endast maksimumi, sest et ma ei saa loota selle peale, et äkki ma midagi näen või äkki tänu sellele mul on veel midagi juurde panna. 1, 2, 3. Mina ei olnud kindlasti andekas sportlane, aga ma olin töökas ja tollel hetkel, kui ma ise ujusin, siis oli see ujumine oli minu piiritu armastus. Aga täna ma mõtlen muidugi vahepeal, et kuidas lapsed üldse ujumas käia saavad, et see on natukene nüri spordiala.